tere hommikust, sõbrad! Täna tuleb väga lahe päev ja ma kavatsen teid kaasa võtta, näidata kõike teile. Nüüd ma liigun juba trenni. Mul on seljas joogamatt ja mul on prügikast. Mulle ei meeldi üldse prügikast ära visata, aga ma tahtsin lihtsalt näidata, kuidas need prükkarid siin välja näevad. Prügiruumid näevad välja sellised. Mitte midagi väga uut ja erilist. Väga juba lõhn on siin. Tõmbad lahti. Paned selle siia sisse. Viskad ära. Para! Nii, autosse ma jõudsin. Ma olen Instagramis ka sellest rääkinud, et minu arust LA-s elamine on nii lahe, nii mugav, nii lihtne, sest et sa paned trenniriided selga, sa hüppad garaažis autosse ja sa lihtsalt sõidad otsa trenni. Midagi rohkem ei olegi vaja. Mina võtsin küll vahetusriided täna kaasa, sest ma arvan, et ma lähen poodi. Ma vaatan, kas ma praegu jõuan. Kui ma jõuan, siis ma käin kohe ära. Kui ma ei jõua, siis ma käin natuke hiljem. Muidu ma vahetusriided kaasa ei võta, mul ei ole mitte midagi kaasas peale vee ja mati. Täna on kott ka. Nii et läki trenni. Ma ausalt öeldes ei tea, mis täna ilmaga toimub. Mingid väga veidrad ilmad on. Muidu on alati väga soe olnud, aga täna nagu kas on udu. Nii, tore uudis on see, et me jõudsime teiega poodi. Mul on umbes 10 minutit aega poes. Tulin Ralfi. Issand, siin vist sajab vihma. Okei, las siis sajab. Ma olen küll palja jalu, aga mis seal ikka. Väga palju ägedaid asju on ja mina lähen kohe valmis toidu juurde. Juustud. Nii, maksin ära. Kokku läks $43, aga mul on seal liha ja krevetid ja kala. Lõppes just trenn. See oli päris retsilt raske. Käisin kohe siin pesus. Nägu oli nii kuiv peale trenni. Aga nüüd pakin asju ja sõidan koju. See on hommikust ja näitan teile, mis meid täna ees ootab. Päev on alanud, kell on alles 9, aga ma tunnen, et ma olen nagu ülipalju juba ära teinud. Siin mainida veel seda, et mis mulle meeldib siin USA nendes jõusaalides, on see, et alati on olemas šampoonid, pesukeelid, konditsioneerid juustele. Naljakal kombel on olemas ka isegi raseerijad, ehk siis kui sul ei ole kaasas raseerijat, aga sa tahad kasutada ühekordset küll, siis sa võid seda teha ja lisaks sellele on alati võimalus täita enda veepudel ära veega, mis on ülimalt tore. Ma võtan alati enda pudeli kaasa ja täidan seda siis siin. Nii, aga nüüd sõit koju ja päev alaku. Jõudsin koju. Henril on meeting. Ja siis Katriin vastab seal sellest. Aga Nii tore, kui tiim töötab. Ja sina puhkad. Et seda tuleb nagu... Tiim töötab. Ma teen söön hommikusööki. Sätin ennast. Ja siis ma hakkan filmima kursust. Nii, Henril käib ikka veel meeting seoses meie kursusega, mis meil algab nüüd 1. mail. Ja mina filmin täna siis loenguid. Tahan näidata seda protsessi teile ja... Selline hommikusöök on mul ka täna enne filmimist. Siin on siis kreeka jogurt, granoola, vaarikad ja assai. Hakkan kohe sättima meikima ennast ja siis läheb filmimiseks. Siis mul on maniküür õnneks, sest et see on nagu väga kriisi, kui pikalt, kui kiiresti mul kasvad, ma ei tea, kas see jääb peale. See on praegu 2 nädalat kasvu. Naised, kas te kujutate ette 2 nädalat kasvu? Mul kasvad väga kiiresti küüned. Nii et ma käin iga 20 päeva tagant. Siin on ülimalt kallis maniküür. Kohalikud venelased teevad umbes mingi $100 kord hooldus keelküüntele ja mina käin siis nii-öelda Vietnami või hiinlaste juures, ma ei tea, kes need täpselt on. Mina siis maksan $60 pluss tipp, ehk siis umbes tuleb välja mingi $70 kord maniküür. $70 maniküür. Mida? Ja ma unustasin öelda,
et õhtul on meil veel stand-up ka, me lähme Hollywoodi täna. Naudime reedet. Minu koht filmimiseks on üles pandud nii, et ma olen valmis järgmiseid loenguid filmima või järgmiseid. Tegelikult mul on plaanis täna 4 loengut filmida. Nad on siis nii-öelda loengud algajatele. Mul on siis üks põhiline telefon seisab juba seal. See on mul isa telefon, sellega ma siis kõike täna näitan. Ja siis tuli välja ka tegelikult mingi paar minutit tagasi, et täna ei ole meil mitte mingit stand-upi, see on hoopis homme. Enne filmimist ma tavaliselt panen mingit hea muusika endale käima ja tantsin või hüppan natuke ringi, et energiat välja saada endast. Siis tulevad minu arust täitsa head ja lahedad loengud tavaliselt. Opa, ma lõpetasin just filmimise. Ulme lihtsalt, ma tegin ainult 4 videot ja mul läks vist 3 tundi kokku. See on ikka täiesti crazy, kui palju ühe kursuse filmimine aega tegelikult võtab. Paljud sellest aru ei saa. Ma peaks kindlasti sellest rohkem rääkima. Enne seda, kui me filmime, me peame veel ette valmistama materjale. See tähendab seda, et ma pean läbi mõtlema kõik loengud, kirjutama slaidid valmis, tegema endale mingit notes, rääkimata sellest, et igat loengut ma kirjutan niimoodi, et ma viin läbi analüüsi, loen raamatuid, loen artikleid, vaatan YouTube videosid ja podcaste ja siis peale seda, kui ma olen valmis, siis ma salvestan. Ja enne salvestamist sa pead ennast korda tegema, paneme kõik valmis, sättima, vaatame, et kõik toimib, töötab. Aga mulle meeldib see protsess. Mulle meeldib õpetada, mulle meeldib uurida igasuguseid asju ja siis jagada seda enda õpilastega. Ja nüüd peale filmimist ma tegin endale burrata salatit. Ülimalt hea, ülimaitsev. Kui te ei ole veel burrata juustu proovinud, siis kindlasti proovige, see on ülimalt hea. Ülimaitsev ta on, ma ei tea, mozzarella taoline, mozzarella feta vahel mingi olev juust. Ülimalt hea maitsev salat. Panete tomatid sisse, viskate burrata juustu sisse, natuke rohelisi lehti ja super maitsev salat. Fun fact on veel see, et esiteks ma söön lihtsalt vaibal istudes, ma ei tea, mis ma seda teen. Mul on vahepeal hästi mugav ja mõnus ja kodune kuidagi istuda maas. Ja naljakas on see, et ma antud hetkel praegu, enne seda, kui ma nüüd lippan maniküri, ma panen teile valmis arvutisse kõik need videod, mis lähevad nüüd antud YouTube'i video jaoks. Mul on filmitud hästi palju erinevaid B-kaadreid, mis teevad siis selle, mis tegid, ma ei teagi, mis vormis rääkida, mis tegid selle video põnevaks või mis teevad selle video põnevaks. Kui sa veel ei ole minu subscriber, siis kindlasti subscribe'i. Vaata minu ülejäänud videosid, et kui sa ei tea veel, miks ma USA-sse kolisin, miks ma siin üldse olen, siis mul on sellest filmitud eraldi videod. Ja kui sa veel ei jälgi mind Instagramist, siis selle video alla ma lisan enda Instagrami kontoandmed, kindlasti hakka mind jälgima, sest et seal ma olen palju aktiivsem, seal sa saad mind palju rohkem näha. Kui sa ei ole veel uudiskirjalistiga liitunud, siis uudiskirjalistiga saad ka liituda. Saadan välja palju ägedaid põnevaid meile ja jagan siis igasuguseid nippe ja teadmisi seal. Nüüd ma söön selle salati lõpuni ja mul on 20 minutit veel ja siis ma lipan maniküüri ja lõpetame selle video siis sellisel ilusal, toredal toonil. Arvustan enda elu. Nii sõbrad, ma just lõpetasin enda maniküüri ära ja ma korra peatasin siin enda seda, kui ma koju jõuan, et rääkida enda kogemusest ja selgitada ära siis, kuidas siin see süsteem toimib. Nüüd keegi või tehakse kodus, aga väga vähe tehakse kodus, pigem kõik on nii-öelda ilusalongides ja ilusalongid minu arust, ma võin eksida, aga praegu mina olen jaganud 2. Üks ilusalong on see, mida teevad nii-öelda eurooplased, ehk siis kas Ukraina naised või Vene naised või Valgevene naised või hispaanlased või kes iganes. Ja teine tüüp salonge on siis see, kus teevad asiatid. Mina käin nüüd asiatide juures, sest see on natuke odavam. Ja asiatide juurde on mul palju lihtsam saada. Ma võin sama päeva hommikul endale aja saada või siis näiteks samal päeval paari tunni pärast saada. Mina praegu tegin siis siukse, ma ei tea, kas see peale, sellise maniküüri sain. Mul võeti keel maha ja siis pandi powder peale. Mulle meeldib selles salongis käia, ta on puhas, ilus, viisakas. Ainuke asi on see, et jääb selline natuke nagu tehase toode, et sa tuled sinna sisse
siis sul on pikk laud, samal ajal teenindatakse mingi 5-6 naist veel, samal ajal sinu selja taga tehakse pediküüri. Jah, ja siis on siuke aja peale minek, et nagu tund aega tõh kiiresti ja siis läks järgmine. Aga üldiselt ma olen nagu rahul. Siiani ma olen rahul olnud. See on mu 3. kord ja minu arust tuli ilusti välja. Siin see minu koduke on, kodutänav, Santa Monica, 5th Street. No nii, ma jõudsin põhimõtteliselt koju, sellises ilusas majas ma elan, sellisel ilusal tänaval ma elan. See punane maja 1430 on meie oma ja meie oleme siis viimasel korrusel penthouse'is. Nii, nüüd enne kui ma koju lähen, tahaks selle video ilusti ära lõpetada ka, tänada sind selle eest, et sa siia lõppu jõudsid. Aitäh sulle, et sa minu videosid vaatad. Loodetavasti sellises stiilis vlog sulle meeldis. Ma üritan iga korraga aina paremaks ja põhjalikumaks minna. Anna mulle teada, mida ma saaks parandada, mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi. Ja ära unusta kindlasti, panna mulle thumbs up. Ma olen mega tänulik sulle selle eest. Jaga kindlasti seda vlogi enda storydes, kui sulle meeldis see, jaga seda vlogi enda sõpradega ja oled teretulnud tagasi minu videosid vaatama. Näeme sinuga juba varsti järgmises videos. Bye, sõbrad!